Ega seal midagi eriti üllatavat ei olnudki, sest mul olid 20 õpilast juba 5. klassist alates koos ühes ruumis aega veedetud, nii et sellist erilist üllatust ei olnudki. Kõik noored, kenad, targad inimesed. No kohe jäi silma 3 kena vaikset noormeest. Kergendustunne oli, et nüüd on natuke rahulikumaid ka vist hulgas. Aga mõne hetke pärast märkasin, et ühes nurgas hakkab sädelema, et ega on ikka teist sorti rahvast ka. Nii et selline see mulje oli esialgne. 3 aastat tagasi, 1. septembril oli mu hinges väike ärevus, sest ma teadsin, et tegemist on 32 noore inimesega, kellest 11 olid mulle tuttavad, kuna nad olid minu klassi õpilased. Aga ülejäänud olid siis kes vähem tuttavamad või päris võõrad. Ja seetõttu olin ma väga ootusärev sellel päeval ja tegelikult on mul see 1. september meeles küll. Sellepärast, et mingid teatud detailid jäävad õpetajale ikka meelde. Ja nimelt sellest päevast on mul meeles väga ilusad suured lillekimbud. Ja teatud reaktsioon, teatud miimika, näod, mis ikka kaasnevad 1. septembriga. Mida ma mäletan oma klassist 10. Siis kummaline on ju see, et 10. klassis 1. septembril mind ei olnud üldse koolis, ma olin Soomes hoopistükkis. Ja mõned minu klassi inimesed olid ka Soomes, minuga kaasas, me olime sõpruskoolis seal Uusi Kaupungis. Aga see oli vist nädal hiljem ja siis mul on selline tunne, et ma vist läksin õpetajate peale tundi, kui ma olen esimest korda neil käinud ja läksin õpetajate puhkeruumi ja ütlesin, et issand jumal, et nad on nii soojad ja sõbralikud inimesed. Ja tegelikult on ka, et see on, ma arvan, et see selline soojus ja sõbralikkus mulle nagu tuleb praegu meelde. Mitte see, et ma nüüd kohe spetsiaalselt kiidaksin, aga nii oli. Väike hirm on ju ikka alati ka 10. klassi ees niimoodi mõtled, et uued näod, kes on kes ja mis on mis ja kuidas nemad mind vaatavad ja mis mulje mina jätan, ütleme nii, ma ei tea. Ei, kenad inimesed ja ma siiamaani mõtlen, et ja ma olen nendele ka läbi aastate kogu aeg öelnud, et huvitav, millal saab see hetk olema, kui ma äkki ühel päeval ütlen, et teate, ma olen teist pettunud. Seda hetke ei ole veel tulnud ja ma loodan, et seda ei tulegi. Ei oskagi öelda, sest nad olid iga üks ajas oma rida, kõigil olid kogu aeg tegevusi, kõik, mida vaja teha oli, kõik nad ära tegid. Nii et midagi sellist erilist, kus midagi nii väga naljakat juhtuks või kummalist oleks, kohe ei mäletagi. Ja projekt, seal oli näha, et mõned noored, kes muidu ei paistnudki nii iga päev silma, siis seal avanesid hoopis nagu teisest küljest. Et täitsa toredad hakkajad noored. No mälestus on teravaid ja vähem teravaid, aga ma pean ütlema, et üks etapp mu elus saab jälle otsa, sellepärast, et siin on lapsi, keda ma hakkasin õpetama 6. klassist peale ja ma mäletan neid üsna selgesti sellest ajast ja mul on tõeline rõõm näha seda, kuidas neist on saanud suured ja armsad ja vahvad täiskasvanud, kellel tõenäoliselt läheb elus hästi. No ei saa salata, et on ka muid meenutusi. Tuleb meelde see, et kui siin pandi kokku oma gümnaasiumi, siis sirge seljaga öeldi mulle, et sellesse gümnaasiumisse, mis ma endale loon, ma teid enam kaasa ei võta, sest te olete liiga vana. Ja seda ma tunnistan endale ka, et ma tõepoolest saan aru, et ega ma ei jaksa enam kõikide asjadega kaasa minna. Aga ma olen püüdnud olla nende lainel, mõelda nii nagu nemad ja võib-olla on see mõnikord kasuks tulnud. Ma pean tunnistama, et mul on kahju, et nad lõpetavad, sest et nendega ei ole iialgi olnud igav.
üritusi on tegelikult olnud päris palju, mida me koos oleme teinud. Naljakaid ei oskagi meenutada, aga toredaid on küll palju olnud. Näiteks projekt, mida me koos tegime. Oli sellepärast tore, et ka kõik klassijuhatajad haarati kaasa. Ja õpilased tegid seda hästi suure hooga, iseseisvalt ja kõik see, mis välja tuli, see oli tegelikult ju väga tore. Ja mul on meeles ka see, et 10. klassi alguses ma püüdsin väga palju erinevaid üritusi pakkuda õpilastele ja peaaegu iga kord tuli tagasi leht, kus oli peal, kas siis algus oli väga palju tahtjaid, et lähme, teeme ja tegelikult, kui siis ma läksin paberilehega, et paneme nimed kirja, siis oli seal ikka ainult kas siis 8 või 9 nime ja tundus täiesti lootusetu, et meil ei õnnestugi ükski üritus, aga siis 10. klassi lõpus ikkagi, kui õpilased otsustasid, et nad nüüd ise valivad, mida nad teevad ja tahavad, siis meil õnnestus ühiselt käia koos ära laevaga Rootsi reisil ja Tallinnas näitustel. Nii et tegelikult on ikkagi see, et kui õpilased ise tahavad midagi teha, siis tuleb nendest üritustest ka välja, et kui õpetaja võib soovitada ja nõu anda, aga valima peavad tegelikult ikkagi õpilased ise. See on minu õppetund. Ma mõtlen, nad on suht intelligentsed. Mul ei tulegi nagu midagi meelde, mis nad oleksid eriti teinud. Pidevalt on muidugi see, et ma ei oska, ma ei taha, ma ei saa ja et umbes niimoodi, et las seda teevad kunstnikud, et kogu aeg on mingi niisugune teema, eks ju. Issand jumal, vau! Ma alles tahtsin sellest muidugi rääkida, kuidas esimese klassi vastuvõtt olid, siis olid ju katsed ja kuidas Ekku oli, pisikene Ekku tuli ja mina siis kameri taga ja mängisin ja 2 last ronis mulle sülle. Üks oli Sandra Int ja teine oli Ekert Turk. Kes tuli kameri tagasi ja näpuga toksima ja siis niimoodi ühte kanni pidi istus niimoodi põlve peal niimoodi siis ja niuke jube lahe. Aga Sandra Intronis päris niimoodi ikka sülle istus niimoodi ja kõlgutas jalgu ja oli aga jah, niisugused 2 tõesti julget last. Ja Ekku on ju praegu, kujutate, et suur 2-meetrine Ekku tuleb ja nüüd ja lollollollollo. On niuke lahe. Ma tahaksin väga, et te leiaksite selle, mis teile tõeliselt naudingut pakuks. Et te saaksite teha iga päev seda, mida teile meeldib teha. Ja kui te tunnete, et see asi, mida sa oled valinud, ei sobi sulle, siis ära kõhkle seda vahetamast ja leida midagi uut. Sest et see, mis hakkad edasi tegema, võib jätta väga suure ja olulise jälje edaspidi, mida sa hakkad tegema. Et leidku nad õige tee, mida mööda minna, et nende soovid ja unistused kõik täituksid. Soovin neile õnne, kordaminekuid ja ütlen neile ka mõningad õpetussõnad võib-olla kaasa, nii nagu ikka õpetajad, et hakka tegutsema, sinu edulugu ootab sind. Et pole midagi, mida sa ei suudaks. Igasugused takistused ja ebameeldivused on vaid selleks, et suudaksime näha, kui hästi ja õnnelikult me tegelikult elame. Ja seda ma olen alati oma õpetajatele öelnud, et kooliaeg on see kõige mõnusam ja lihtsam aeg, et tegelik elu alles algab. Aga sellest paraku ei saada aru enne, kui ükskord kooliaeg on läbi, siis selgub, et see kool oli ikka tegelikult üks tore koht, kus olla koos sõpradega, kaaslastega, et sul oli kõik planeeritud, olid inimesed, kes hoolitsesid sinu eest ja sinul oli ainult ainus mure õppida ja kool edukalt lõpetada.
ma kujutan ette, kui ilusti õpetaja Moor ja õpetaja Kallaste rääkisid. Kallastel ei rääkinud, aga Moor juba rääkis. Moor rääkis kindlasti nii ilusasti, ladusalt. Ja siis tulen mina ja mina olen nagunii ikka mina, selline kidakeelne ja kõik. Ma olen ju tegelikult väga tagasihoidlik ja selline väga vähese jutuga. On ju? Tegelikult nii ongi ju. Et kõik arvavad, et ma olen selline väga elavad, tegelikult on ikka väga selline. Hakkan peale või? Ma tahaksin muidugi, et neil kõik hästi läheks, et nad kõigepealt oma eksamid ära teeksid ja et nad saaksid oma koolidesse sisse, et nad saaksid oma unistused ära teostatud, aga samas ma tahaksin, et nendest tuleksid toredad ja tublid inimesed, see on selline trafaretne asi, eks ole, või ütleme nii. Aga ma tahaksin, et nad ei unustaks seda kooli, et see kool neile midagi tähendaks ja et nad tuleksid alati väga hea meelega siia ja ükskõik millal, et olgu see, et mul tuleb mingi, ma ei tea, kuskil olen kaugel ja mõtlen, et võiks ju kooli sisse põigata. See on kõige armsam asi tegelikult. Aga ma tahaks, et nad oma, ma ei tea, nii kõlab kuidagi liiga poeetiliselt, et oma ikkagi mõtted ja unistused saaksid teostatud ja et nendest tuleksid tublid inimesed ja kellel on niimoodi selg sirge ja pea püsti ja võib-olla see ongi oluline.